siia ajaloolisesse Aruküla mõisasaali. Tõepoolest, täna me oleme kokku tulnud siia, et tähistada teie kogukonna väga olulisi tähtpäevasid. Naljaga pooleks ukse taga mõtlesin, et mida teile ütelda, et Järvamaa muuseumis saadeti kogumistööle, et leida üles midagi vana, midagi ägedat, midagi järvamaist. Ja tõepoolest, kui mõelda, kuhu kohta tulla seda koguma, siis vaieldamatult tuleb kõigepealt ette Koeru. Sest Koeru on see kant, kus on haridus, kultuur, vaimuvalgus, sport. Kõik need suured teemad on siin ajast aega väga kõrgel tasemel ja väga head järgi. Ja seda ka tänapäeval. Tänane kuusilimine on meeleolukas, lõbus, mälestuste rohke, vast mitte väga akadeemiline, kuigi kooli mõisaruumist akadeemilisust võiks nõuda, siis täna on ikkagi pidupäev ja tunnustamise päev, kus just nimelt teie, kes te saalis olete, kes te hoiate üleval Koeru kultuuri, spordi ja hariduse edu, saate endale valida. Ja selleks puhuks on teile laudade peale pandud ja paremat, saate julgelt proovida, maitsta ning järgnev siis protsess, mida siin teie kõigi ees hakkab juhtuma, teie kõigi kaasabil ja osavõtul, ongi ühine töö ja ühine looming. Võtsin kaasa ka 2 sellist põnevat raamatut. Koeru kant ei ole mitte ainult kaasajal ja varasemalt sündmuste poolest hästi tegev ja aktiivne, vaid Koeru kandi kohta on ka väga-väga palju kirja pandud. Seda on hariduse, kultuuri, ettevõtluse kui ka kõige muu valdkonna osas. Mistõttu, kes tahab sellest kandist tead pilti saada, võib lahti võtta mõne huvitava raamatu. Ja üks vaksematest ja uhkematest nendest on Koeru spordilugu. Nimelt, üks tänase kokkutulemise põhjuseid on ka selles, et käesoleval aastal möödub 100 aastat spordiga seotud seltsi tegevuse algusest Koerus. Koerus on sporditud ja tehtud erinevaid võistlusi, ettevõtmisi ja valdkondi üsna rohkelt. On maadlus ja autoralli, on korvpall ja jalgpall, on lauamängud, on orienteerumised, on noolevisked ja loomulikult kergejõustik. Täna nendest kõigest siis saame meenutada, mõnest valdkonnast ka lähemalt rääkida ja siin ongi oodatud väga teie kõigi repliigid, vahelõiked ja sõnavõtud. Aga et meie protsess, meie ettevõtmine siin ees läheks hoogsalt käima, siis on vaja ikkagi kedagi kutsuda ka siia vabadele istumiskohtadele. Ja ongi väga hea meel kutsuda siia teie ette Koeru spordielu vaieldamatu hing, härra Toomas Haan, kellega me hakkame rääkima kergejõustikust Koerus. Ja üritame ka teisi saalis olijaid kaasata. Nii kui Toomas võtab endale sealt sobiva istumispaiga, ma näen, et siin on ka Uno. Küsiks Uno käest, millal sinu tee ristus Koeru spordiga? Peaaegu siis, kui ma sündisin. Ja olen ikkagi selle aasta Vändire vallas sündidega ikkagi Koeru poiss. Siia Koeruga seotud justkui spordi asjas algas mul siis, kui ma tulin siia 7. klassi Vao koolist, kus oli direktoriks juba või teadlaskas õpetaks Gunnar Rondo, hilisem selle Koeru direktor. Ja tema kaudu ma sain selle pisiku spordis juhtes. Ja lõpuks jäigi mul see sport elutööks. Ma tulin 7. klassi siin Koerus, lõpetasin kehakultuuri tehnikumi, paar aastat olin siis Paides suusa ja võimelisteener ja siis kutsuti mind siia Koeru. No millegi pärast ka, et mitte päris üksi, vaid mind kutsuti, naine võttis mind ära. Ja siis sellest sain kehalise kasvatuse õpetaja ja sellega siis ka kogu sporditöö siin meie Koeru ringkonnas. Ja tänu sellele, et
see traditsioonid koerus olid niivõrd tugevad tänu just sellele koolile, kui 24. aastal või 20. aastal tuli siia koolid kõik kokku ja kõvad tegijad olid siis Tuljo ja Elli Ilumets. Üks nende kaudu oli siis see sporditegevus ja kultuuritegevus. Ja siin hakkaski selline seoses, et koos oli sport ja kultuur. Nii et kui hakkasid kuulsad koeru mängud, suvemängud, siis oli ikkagi nii, hommikupoole olid pallimängud, jalgrattasõidud, kergejõustik ja õhtul oli siis jällegi laulupidu Vidants. Et siis kogu selle 10 aasta jooksul oli alati selline, et see tegevus jäi ühiseks. Ja kui ma siia tulin, siis ma hakkasin ka seda püüda teha just nende Ilumetsade eeskuust. Nad rääkisid väga ilusti seda, et need mängud olid ja siis meie võtsime rahva kokku ja rääkisime ära, et need asjad oli kõik hästi meeldis. Tegime siis suure kuulutuse kohe, et koeru 11. suvemängud, need ja osavõtjad, need ja kõik audad. Aga mis siis oli, natukese aja pärast kutsuti mind parteikomiteesse ja öeldi, et tunned, kuidas sa siis niimoodi said. Et sa pole isegi 11 aastat veel koerus olnud, aga juba 11. mängud. Aga siis ma tegin selgeks neile, kui kõvasti meil see koeru ja haridus ja kultuur koos käis. Ja niisugune asi on ja ei tule välja midagi. Sa lähed korjad need kuulutused kõik siit ära ja mootoratega siis need Tapad ja Tamsud, kes kõik olid Järvama koostöösid ja tulid. Ja veetsi ära ja pani siis selle ühes Spartakiadi nimetusel midagi seal oli, aga koerumängud olid ette valmistatud ja ikka tegime koerumängud, et kiplõrud läksid seda käima. Ja see jätkus siis pidevalt ja ma usun, et kõik on saanud neid mänge proovida. Aitäh! Tõepoolest, aplaus! Sellised toredad meenutused on väga teretulnud, sest niimoodi me saamegi selle koeru loo pildi ala kokku. Ja tõepoolest Uno tegemisi on jätkanud Toomas Haan. Ja Toomasel ongi olnud selline huvitav roll tänasel ettevõtmisel, et vaadata tagasi siis koeru spordiloole just kergejõustiku pilguga. Jah, nagu siis enne kuulsite, on Nuuke raamat välja antud, seal on räägitud kõigist spordialadest, kes siis seda rohkem tahab teisi asju koorida. Aga kui me rääkiks kogu koeru spordist ja kõikidest aladest, siis läheks ainult päev sellele. Et kuna ma ainuke ettekandja siin spordi osas, siis võtaksin ühe ala, mis tegelikult on selline, mis jooksebki algusest lõpuni kogu aega läbi, on see kergejõustik. Ja hakkame see algusest pihta, nagu Uno ütles seal 20. aastat, kui kergejõustik Eestis loetakse sünniaastat 1909, hakati linnades rohkem tegelema ja laialdasemalt esimene kergejõustik õpik 1918 ja koolides hakati siis laiemalt toimetama juba lõpiku alusel 20. aastatel. Aga oligi jälle õnn, et koerus siis tõesti olid noored hakkajad mehed, kes kohe härjastandist haarasid. Aga öeldud juba see Jakob Jürgenson ehk hilisema nimega Jakob Ilomets ja Jaak Ilomets, Nikander Pekarski ja koolijuhataja Julius Johanson, hilisem Elango nimega, kes seda kõike toetas. Koeru õpetajad olid kõik agarad, õpetajate selts oli, panemegi siis esimedesid peale ka veel, õpetajate selts, kes ühendas koeru ümbruse väiksemaid koole, hakkasid korraldama noortepühi, suuri üritusi, mille üheks osaks oli ka spordipäev, spordiosa. Ja tehti kohe selliseid suuri võistlusi 3 vanusegrupile. Ja huvitav kombel kohe isegi Eesti spordileht kajastas neid 20. ja 21. aastal oli kohe artikkel nendest. Väikestes kohtades oli seal arva mingid lugusid, aga siis järelikult oli ta nii suur üritus, et täitsa kajastamist kohe vääris. Ja siis näitab seda pealehakkamist veel see, et Vabariigi
siis esimene selline suurem koolinoorte võistlus tehti 1921 Tartus. Noorte püha ja seal nime all siis olid ka kooli noorte esimesed esivõistlused. Ja seal oli ka juba koeru kohal. See juba näitab, et kui siit maakohast mindi sinna võistlema, need pidid agarad ikka õpetajad olema. Ja kui ma nüüd protokolli vaatasin hiljem, siis seal eesotsas on Tallinn-Tartu pikkade suurte punktidega, mis oligi tol ajal tavaline, sest seal oli palju õpetajaid ja seal tegutigi rohkem. Ja siis tuli juba väiksemate punktidega Pärnu, Koeru, Narva, Rakvere, Viljandi ja sellised suured kohad. Tähendab, selles mõttes ma teen jutumärkides suured kohad, et Koeru oli ainuke pisike koht nende vahel, kes oli võrdsed nende teiste Raike linnadega. Üks repliik sulle ka vahele, et tõepoolest kooliõpetajad, eks ole, peaaegu on olnud need, kes seda spordielu on üles hoidnud, aga Koeru puhul siit Uno raamatut vaadates, et üks selline varasemaid suuremaid spordisündmusi oli juba maadlusega seoses oli Luulik käis Koerus, nii et siiamaani meenutatakse seda, kui Luulik käis kuskil maadlemas, et selles mõttes on just huvitav paralleel, et me oleme praegu koolis ja Arupüla mõis, kui sa oled uurinud seda teemat, et Arupüla mõisas olnud kool oligi selle spordiliikumise süda. See oli süda ja siit ta siis alguse sai, ja oligi niimoodi, et raskejõustik ja veel jalgpalli mängiti, see oli rohkem suke meesteala, aga siis kergejõustikuga hakkaski siis noorem, koolist hakati pihta ja siis noorem seltskond hakkas sellega tegelema. Ja seal oli ka siis esimene selline tugev tulemus, samas Tartu võistluste Edgar Niinemägi koeruposina võitis siis 5 võistluse, oli kaugusütkes ja kõrgusütkes 3. Ja siis ajakirjandusest oli lugeda, et üks tehnika jättis küll kõvasti soovida, aga seda üldiselt jõudu oli koerupoisis kõvasti. Aga eks ta siis nii oligi, et see oli ikka algõpetuse tasemel, aga maamehed olid ikka silked ja tugevad. Nii, see oli siis niisugune alguse osa siin. Lähme siis edasi. Samal ajal 20. kui see spordiliikumine hakkas, olid siis teised ühingud ka, seal oli õpetajate selts, aga oli malerkond, Kaitseliidu malerkond ja tegelikult oli ka väike spordiseltsi alge ka juba kokku kutsutud. Nad ei olnud küll ametlikult, saadi see 24. aastal see kinnitus, aga aktiiv oli kokku tulnud ja toimetasid juba ka. Ja hakkasid ka väikseid võistlusi tegema. Aga siis oli niimoodi juba liiklikult ka maakondadesse spordiinstruktorid saadeti ja siis külad, kes siis tellisid, said omale kursuseid korraldada. Koer oli päris aktiivne ja siin ongi üks pilt siis kohe näete siin samas mõisa ees kuulitõuget õpetamas, vaat selline oli see ajastu pilt, 27. aasta on see. Ja näiteks ajakirjast ma lugesin 30. aastal juba 3. kord oli kursus, nii et meie mehed olid päris aktiivsed neid kursuse mehi siia kutsuma ja sealt hakkas juba oskusi ka tulema piisavalt palju juurde. Ja võistluste korraldamine läks ka järjest paremaks, näete jälle mõisa ees siin samas platsi peal kõrgushüppe ka 27. aastal. Aga siis vähe suuremat juba julgeti ette võtta 1928. aastal, mis Uno juba ütles, need spordimängud, need esimesed Koeru spordipäev juurde maakondlikul tasemel juba. Ja see oligi just seesama, mis pärast oli ka kultuurotsa ja kõik sedasi. Neid võistlusi tehti 38. aastani ja nad olid maakonnas ühed hinnatumad võistlused, kõik maakonna arenid tuli siia kokku ja meie mehed siis ka arenesid ja olid ühed paremad koerumehed. Võistluspaigad olid, nagu te näete, siin samas mõisa ees, hüppamine, kuulitõuge, kettaid, oda sai siin visata, kaugust hüpata. Jooksud peeti tol ajal Kabelipargis. Kõik see mets, mis on praegu seal Konesko vastas üle tee, nimetame Mullamäe metsaks, oli Kabeli mets ilusti hooldatud jalutuskäikudeks. Aga seal oli siis pikk sirge, mis hakkas sealt Konesko juurest pihta otse suunas Kabelini välja. Kes Kabeli juures on käinud see sirge lõik, mis seal alles veel on, see tuli siis pikalt läbi pargi siia Paideteeni välja. See pikkus oli üle 300 meetri. Nii et 300 meetrit saadi seal veel aja peale joosta. Ja alles hiljem siis, kui ükskord see Karjamaa santi, siis tulid jooksurajad ka kolida siia meie sama taha.
Küsin vahele, et oled sa uurinud, et kuidas rauda hooldamisega oli, et kes kelle kanda see oli, et see on päris selline suur ettevõtmine tegevus? Sellel hetkel isegi ma ei oska öelda, ma arvan, et koolipargid olid siin kooli hooldada, aga nüüd tulebki järgmine pilt, kus ongi nüüd see uhke mõisa või selle Abelipargi allee ja ongi 28. aasta. See ongi nüüd see esimene uhke võistlus. Eva Tindrekuse nimi on seal all, see on siis Koeru spordiklubi mees, kes seal 200 meetrit on võitmas ja rahvahulk on ikka võimas, kui palistab kogu seda 200 meetrist ala. Aga ma arvan, et see käimine oli seal nii tihe, ma ei tea, kas siis oli ka mingi pargivaht või mõisa kindlasti oli pargivaht, aga see oli see aeg veel, kus siis mõisadelt läksid koolile üle asjad. Eks lapsed ise... Ja, ma arvan, et rahvas käis ja takkas juba nii ja hitati, et see oli nii kui ikka niukene käiguraga, kus hästi palju käib. Ja sealt edasi siis nüüd need võistlused siis ja kuna koerupoisid mehed siis ikka kagarad harrastajad ja tõusidki siin maakonna varemikku ja nüüd juba Edgar Niinemäest oli juttu, siis sellel ajastul oli siis järgmine mees, kes tõusis Eesti isegi ühe aasta edetablis, 27. aasta edetablis oli Eesti spordiküppes 6. Elmar Koor, esimene Järvamaa mees, kes hüppas üle 13 meetrit, oli selline juba tugevam nimi. Eva Tindrikusest oli siin jutlupilt on ka väljas. Tema oli siis Järvamaa rekordeid püssitas 200-400 kaugus ja oli nende tulemustega ka Eesti esikülmest teatud aastatel. Ja tema rekord 6.65 on siiamaani Koeru teine tulemus, ainult Karmo Saar on hüppanud rohkem, 7 meetrit, kes meil siin on. Artemi Solver siin kuulitõuke ja kettamees ja hüppeid tegi hästi, et kõik need olid siis nagu ja nad on siiamaani, kõik need, keda ma siin nimetasin, need 4 meest, Niinemägi, Hindrekus, Sol ja siis Elmar Koor on siiamaani Koeru edetablis esikümnes, et sellised tugevad need olid. Nii, aga siis paneme siin nüüd üks ilus pilk on siis nüüd Koeru spordiseltsi juhatuses, see on nüüd 30. aastat. Seal kui nüüd vasakult siis hakata võtma tagareas on kooli direktor tollel ajal Eduard Pillart, hilisem nimi Valdur Pillart. 57. aastane, kui töötas hiljem oli ta õpetaja siin Koeru koolis. Siis on keskel on seesama Eva Tindrikus, ta näitab ka, et ta on päris võimas mees ikkagi tegelikult, et ta tegi nii võimsaid tulemusi. Siis on pildi allkirjana oli seal küll Ellu Krull, aga ma selle nime vist ikkagi siit ei leidnud, mina arvan, et see on Aleksander Krull, hilisema nimega Aleksander Aas, kes oli hilisem Väinterve valla esimene vallavanem, ta oli hästi tegus ka Tuletele 17, mina arvan, et näoplaani järgi ta tundub olema hoopiski tema. Ja ees siis on Jaak Ilomets ja Elli Ilomets, nemad olid siis sellise spordi ja kultuuri koos ühendajad, eks ole. Jaagust oli siin juba juttu, aga Elli oli väga tugev võimelise ala. Ja siis paremal all on siis Aleksander Susser, pikaaegne spordiseltsi esimees, kuni 35. aastani. Tema oli väga head organiseerimisvõimud, Kellassepp oli siin Koerus tollel ajal. Küsin vahele, sul on väga vahvaid pilte, et oled sa ka süstemaatiliselt kogunud, sul on millest Koeru muuseumi materjale, et rahval on ikkagi päris palju alles neid omaetsi fotost. Ja see ongi see põhile on tegelikult Uno tehtud, seal enamus ongi sealt samast uhkest Koeru raamatust ja neid pilte on ka rohkem, et minu imestuseks just tänu selle Ilometsade perele ja nende järeltulijatele, kes on ajalugu väga väärtustavad, sealt on saanud väga palju materjale ja tõesti on tore pildid sellest ajast. Võib-olla paljudel kohtadel sellised pole välja käinud. Nii, aga läheme sealt siis natuke edasi. Ma nüüd jällegi nagu järgmise pildi panen, jah, siis need olid ilusad ajad tõesti ja Koeru-sport oli väga toa siin ja Järvamaa üks tore. Aga siis tuli seda peale, seltsid keelustati, igal pool läks elu raskemaks, samamoodi muidugi Koerus. Sõjaajal sport soikus, üksikud nimed nüüd ikkagi esile kerkisid tollel ajal, 40. 50. algus olid Koerus Hugo Kurg, tegi hästi heiteid ja Evald Künsal hüpetes, kes olid Järvamaa varemikus. Aga muidu oli
elu natukene rahulikum. 50-ndatel siiski elamine hakkas Koeru siia samasse riigi juurde, Koeru MTJ, siis masinatraktori jaam. Tehti, sinna tulid noored sagarad mehed toimetama, tahtsid sporti teha, need samad mõisaised platsid läksid jälle käiku ja spordielu hakkas nagu jälle hoogu võtma. 54. aastal tuli koolidirektoriks väga spordilemmeline mees, Gunnar Rundu, legendaarne mees, indikaator. Ja kehalise kasvatuse õpetajaks Niina Kivimäe, Paidest pärit tüdruk, kooliõpingud oli tal Tallinnas, ta ise oli väga tugev sportlane, Eesti esikümnes ja jõudi või maanoorte võistkonda kuulus Eesti võistkonda ja käis ka siis Venemaal võistlemas ja tema tuli siia siis peaskauseõpetajaks ajalugu andma ja siis hakkas koolis ka jälle elu rohkem käima ja oli vaja juba niisuguse kaasaegsemaid platse ja seesama koostöös selle MTJ-iga hakatigi siia samasse Õunapuu aeda, mis oli mõisa Õunapuu aed siin taga, kus meil ka praegu staadion on, hakati juba spordiplatse rajama 50. aastate lõpul. Esialgu küll sellised mullarajad, aga ikka hüppekohti tehti ja juba natukene läks elu käima. Ja nüüd siis Niina on siin pildi üleval paremal, vasakul on õpetaja Eiriseng. See on siis 60. aastate üks võistkond, kes juba Järvamaal koolide vahelise võistluse võitis. Nii et kui palju noori vaadata, sportlikud noored ja tulid asjalikud juhendajad ja elu läks käima. Mõni tunneb ennast pildi pealt ära, kui lõigata, et mina olen seal. Nii, lähme siis edasi. No ja siis juba Unanik lõbusalt rääkis 60. alguses tuli siis tema siia veel appi ja tema ikka noor ja hakkaja mees, eks tema siis kohe staadioni põhi oli juba olemas ja kogu Geoliperega ja muidugi Rudu direktorina väga hea organisaator otsustati see staadion ikka teha korralikuks ja niisuguseks kaasale vastavaks. Hangiti sinna siis tenniskivi puru peale, tehti korralikud hüppepaigad, staadioni majake, võistlusi läbi viia. Nii et 61. aastaks saigi see juba sellise, isegi ma ütleksin, et ega me väga palju sealt edasi arenenud ei olegi vist olnud. Oli ülevaatus, et käidi mööda Eestit ringi ja Koeru kool tunnistati teatud aastatel, ikka algaastatel vähemalt, kui see staadion valmis oli, ikkagi parima maakonna, selle Järva väikse kooli, maakooli staadioni nimetusele ema. Et oli ikka nii tasemel, et vabariigi tasemel lausa. Oli isegi lause, et teist sellist Eestis ei ole väikestes maakoolides. Nii et see sai korralik asi. Ja Uno ise sellise noole mehena oli muidugi tema mitmekülgne mees, läksid käima ka kohe kergejõustikutreeningud, aga need suht treeningud, et eks ole, sügisel kevadel tehti kergejõustiku, talvel suusatati, siis sees tehti võimlemist, meie noored olid väga mitmekülgsed. Ja see tõi sellist edu, et siis, ma paneme nüüd järgmise pildi ka praegu, et Koeru noored 8-klassiliste koolide arvestuses võitsid alates 61. aastast kuni 1977. aastani Paide rajoonis 8-klassiste kooli arvestuses esikoha 16 korda, ainult 64. aastal midagi läks nässu ei saanud. Nii et see oli nüüd küll jah. Eks ta oli ka kõige suurem kool muidugi. Valikut oli, aga valik üks ei tee midagi. Olid ikkagi nii tugevad juhendajad ja me noored olid väga mitmekülgsed, see oli tõesti. Ja nüüd on üks huvitav pilt siis jälle samast, eks ta oligi 64. aastal, kui kool tegi kooli olümpiamängu, mis tollel oli ka suhteliselt uudne asi. Lihtsalt, et siin on pildi peal nüüd tore pilt, et on siin peal siis need tugevad tegijad ka, siis oli õpetaja Eiriseng, kes alati aitas võistlustel protokolle korda ajada, direktor Rundu on seal tema kõrval, siis on Niina Kivimäe on seal tagaseisab, Vilme on pioneerijuht ja algklasside õpetaja aitas alati kaasa ja Uno siis kükitab seal ees ja on veel üks tolle parim sportlane Tiit Prank, siis koolipoiss. Eks ta on niisugune tehtud, seal on aimu, missugused pidid olema need sildid värgid, too ajast oli selline, pidi olema ka kõvad loosungid. Eks meie mehed nüüd päris ka Slava KPS ei pannud, natukene teistmoodi lahenduse sellise mõnusama ja neutraalsema.
aga siuksed loosungid pidid ikkagi koolistaadionil üleval olema. Küsin, et Luuno oskab täiendada, kas spordibaasi väljaarendamisel oli siin ka abina majanditest, kes siin ümbrusmaas tegutsesid, oli see puhtalt nagu kooli enda? No kuulsid traktorijaam ja siis teised majandid. Hiljem tulevad siis ja teised appi ka. Kõik aitasid. Järgnevad aastatel, jah. See ongi nii, et ega teistmoodi tulnudki, saanudki niimoodi tarvis. Et siis sellised asjad, kus me siis jälle ka oleme. Nii. Ja kergejõustik hakkas meil arenema siis ja Uno hakkas nagu enne peab rääkis ka siis juba tegema neid suuremaid võistlusi, see juttu enam ei korda, kuidas ta neid koerumängudeni jõudis ja tahtis seda ajalugu hakata siis nagu edasi viima, aga siis omal moel jah, päris nii lastud kui vanasti, aga mängud läksid vägedaks ja võimsaks. Kohale tulid ikkagi jah, ümbruskonda kõvemad tegijad ja selle arenguga oli siis sedasi kuskil 76. aastast hakkasid need mängud minema rohkem selliseks oma küla keskseks, kus siis omavahel võistlesidki rohkem meie majandid ja tehas. Sest siis juba spordielu läks nagu laiemaks igal pool ja külalisi tuli juba siia vähem, et nad leidsid ka teisi võistlusi ja siis taheti nagu oma rahvale ka pakkuda rohkem, tehti sellised, siis hakkaski see koerumängud tuli tegelikult esimest korda 76. nagu siis võis juba niimoodi rääkida nendest vanadest mängudest ka, siis need nimelt üle Eesti hakkasid igasugused kohalikud mängud. Meil siis 76. Need olid kuni 93. siis sellisel moel toimus. Ja ütleme siis tollest, no siin on nüüd üks pilt ka sellist esimestest mängudest, kus on 65. aastast spordiveteranid seal võtavad aega, siin esiplaanil on Karl Kaare, ka üks koeru kiiremaid mehi, praegugi veel koeruede tabelis on ta minu arust 3. real. Et selline nägi see staadion tollel hetkel välja. Kui siin koolinootest oli nüüd lugu, et me siin maakonnas ikkagi võitsime kõik ära, aga siis ja kooliõpetajad tegelesid siin talgõpetusega, aga kuhu nüüd siis edasi need, kes peab hakkavad tõstma juba natukene tõesti tugevad ja tahavad edasi minna. Selleks oli Tallinna spordikool. Sinna ka Uno siis meie noori suunas. No see üks kümmekond last ikka käis sealt läbi. Aga erinevatel põhjustel tippsporti nüüd sealt edasi keegi ei jõudnud, aga siiski on üks mees, kes siis tollel ajal jõudis ka vabariigi tasemele. Tema sünnikodu ja oli siin samas valitsema taga Sergei Ustintsel. Ja tema siis Tallinnas võrsus nii kõvaks jooksjaks ja mõte kõvemate kohta ma toon ka pärast hiljem veel rääkida, aga nende kohta hakkan ikka sellist näidet tooma, et kuidas temal siis need Eesti tasemel olid 13 medalit võitis ta Eesti meistrivõistlustel ja 3 esimest kohta. Ja ta selle tasemel võistes siis 1976. kuni 89. aastani välja. Ja veel rohkem näitab võib-olla sellest koht Eesti õige aegade edetabelist, ma olen paremate kohta ütlen ka, et näiteks tema on praeguses kõigi aegade edetabelis 15. 3000 meetri jooksul. See näitab, et ta pidi ikka väga kõvasi aegu jooksma, et ta siiamaani on 15. aega näitab. Tegi siin koeru, rekordid on paljud tema nimel ja elama rekordi neist oli, need on küll üle joostud, aga esimene selline superstaar, nagu öelda siin, jah, siis kes koerust nüüd selle tolle ajasku eestest esile kerkis. Nii, siis koerumängud, kergejõustikuvõistlused kestsid. Nüüd juba jõuan sinna ajastusse, kus ma ise ka olen tegelenud. 89. aastast ma jõudsin siis ka koerukooli, kutsuti siin vahepeal, kuna läks teistele töödele, kehaskausõpetajad siin vaheldusid ja noorte kergejõustik ka nagu oli ja ei olnud ka, aga ei olnud enam sellel tasemel, mis varasematel aastatel. Ja siis mina tulin 89. siia. Olin lõpetanud suusatamise eriala, aga palved olid kehvad, suusatrenni nagu väga teha ei saanud ja kergejõustik oli mu teine selline armastus ja hakkasin siis kergejõustikul trenni andma. Tahtsin ka natuke meie noored nagu jälle paremale tasemele viia. Ja siis
hakkasidki saavad koerumänge sai ikka korraldatud, hakkas tulema igasuguseid muid võistlusi veel juurde, valla meistrivõistlusi tegid ja seal eitete mitme võistlus, koeru spordiklubi viievõistlus, erinevaid võistlusi. Ja nüüd alates 2015. aastast siis see kergejõustiku võistlus toimub sellisel kujul, nagu ta praegu on, et 6 ala teeme ja igaüks siis oma 3 paremat ala liiakse kokku, sealt siis tuleb nagu võitja. Nii et need kergejõustiku võistlused järjepidevust pole kaotanud, kestavad ikkagi edasi. Aga siis tekkis juurde üks teine üritus, mida varem ei olnud, rahvajooksud läksid moodi. 1994. aastal oli siis meie tublide naiste algatusel, kes käisid maijooksul igal aastal seal Tallinnas. Ja nad arvasid, et koolus võiks ka ikka midagi jooksu olla. Ja siis külanõukogu toel, ja siis oli ka vallapeak, jah, et valla toel hakati siis kevadjooksu korraldama. Ja algused olid ikka väga massilised, näiteks see on 2002. aasta pilt, kus oli kõige rohkem osalejad 283. See on väikse koha kohta ikka väga suur mass. Ja populaarseks on ta jäänud siiamaani, me ei ole tahtnud ajada teda suureks või mingiks vabariiklikuks võistluseks, ta rohkem meie enda rahvale pühendatud, lapsed saavad sellest joosta ja rahvaspordiüsinal seal käijad on alati oodatud ja väiksed lapsed ja noortel on seal tore ennast võrrelda siin koeru parimate jooksjatega ka, kes seal kaasa võivad. Viimastel aastatel on seal järjepidevalt üle 100 osavõtja ja praegusel ajastul on üle 100 osavõtjaga selline väikse piirkonna võistlus ikka väga hästi osalenud. Enamasti on seda 5-60 tavaliselt, aga meie oleme ikka seda üle 100 saanud. See kestab edasi, 31 aastat on ta kestnud ja nii kaua kui mina õpetaja olen, nii kaua seda veel teen ka. Kui sa võrdled seda kahte aega, kui sa tulid koera või praegust aega, kui sa vaatad nagu seda, kuidas rahvas kaasa tuleb spordi tegemistesse? Eks algastatel tuldi parem ja tegevus oli vähem, see oli inimestel üldse. Nüüd on juba palju üritusi, aga ütleme, selline üritusel ikka tulemas, kui lapsed tulevad jooksma, tulevad ka vanemad vaatama ja siis on ikka staadion alati täis. Aga ütleme, see koerumängude kergejõustiku teema on küll, et seal enam tolle ajal ikka need olid ikka suurpeod, kus oli see kultuur otsas ja laulupäev ja seal varasematel aegadel. Nüüd on ta lihtsalt üks selline rahulik, meie enda rahvajooks rohkem on see kergejõustiku võistlus siin kujunenud, kus vanad olijad tulevad, proovivad kätt ja noored õpivad nendelt ja teevad. See on selline mõnus endiste ja praeguste sportlaste kogunemise koht. Teistmoodi õhkkonnaga. Ta ei ole enam selline vilede ja lippudega üritus. Nii, ja siis läheme edasi, et noored hakkasid trennidel sellest, minu töö oli ikka jälle teha sellist algõpetust, aga noored hakkasid tubliks minema, et me pidime ikkagi hakkama vaatama juba kuusis edasi, et äkki ikka veel proovima siis veel kõvemate koolidega jõudu, kui meil siin maakonnas on. Ja siis hakkasime käima TV10 olümpiastarti võistlustel. Ja seal hakkas seda hästi minema, nii et tegelikult siis 7 korda oleme oma kooliga olnud esikolmikus väikeste koolide arvestuses. Nendest 4 korda võitud. Et see projekt sai meil ka päris hästi tehtud, nüüd ma enam seal ei käi. Et praegu ütleme niimoodi, et selle võistkonna kokkupanek on päris keeruline, aga tol ajal oli meil neid valikuid päris hästi. Siin on 2014. aasta võistkond. Aga siis ikkagi need, kes sellest 10 olümpiastartist välja kasvasid ja neid oli palju tollel ajal, kes olid hea tasemel maakonna paremikus, siis küsisime abi seal Leonard Soomilt veel, kes on väga kogenud treener, andis nõu, harjutasime koos ja hakkasime käima ka vabariigi võistlustel. Ja siis oli niimoodi, et tollel ajastul siis näiteks esimese minu alt alustanud noorena siis jõudis Eesti meistrivõistluste medalini 1999. aastal Gerd Kamps, tuntud nimi, siis ta oli noor poiss, hüppas kolmikult hästi. Ja viimane medal siis eelmine aasta 2024 Andre Toomi kuulitõukes, ja siia vahele, et kõik ülejäänud aastad
Keegi Koiru noor on ikkagi noorte arvestuses Eesti meistrivõistlustel medali võitnud, et siiamaani on see asi jätkunud ja 23 noort on sellega hakkama saanud. Maakonnas oleme siis Türi, Paide kõrval nendega võrdväärsed, nemad on nüüd suuremad koolid, aga meie oleme kergejõustikus nendega samal tasemel. Nii, ja edasi siis ongi nüüd see, kus ma lõpus hakkangi jõudma, et mis veel eriti hea meelt teeb. See töö on selles osas ka vilja kandnud ja just nüüd viimastel aastatel on ja just praegu kas või selle 100. aastapäeva puhul, et hetkel on meie Koerust pärit kergejõustiklastest Eesti tipus terve 5 inimest, kohe järjest hakkan minema. Nii, enne seda oli sellest terve 10 ajal kerkis esile siis Tarmo on nüüd küll suurema spordi, mitte lõpetanud suurema spordi, vaid kergejõustiku arvestajana ta teeb. Ta on nüüd kõvakesi Eesti õpeonda nooleviskes, aga tema läks siis Tallinnasse õppima ja oli väga hea jalaga, võitnud Eesti meistrivõistlustel aastatel 2003–2011 10 medalit, kuld jäi küll võitmata, aga parimaks jäi siis hõbemedal, kõrgushüppes 2.15 tema parim, Eesti kõigi aegade edetabelis 30. koht. Ma mõne sõna vigata sealt, et mis sul on andnud see Koerust algusa spordivisik? Eks meil sõpradega meie elasime ainult võilus. Tänapäeva selline asja ei näe, et meil oli kool sai läbi, oli treening, õhtul oli meiste treenid, aga me olime õhtul üle 10, nii kui võimla oli kinni, siis läksin koju. Me turgisime, vahest oli meistele keegi puudu, võeti korvpalli, võeti mängu, aga võetega siis muid tegevusi ei olnudki. See on see, mis tollel ajal oli, see oli võib-olla viimane põlvkond, kes tegi seda nii-öelda õuesporti ja seal olid väga tugevad pered. Vennad Saared, vennad Jürgenid, vennad Tammikud, seal ja see pered olid taga ja hommikust tõstnud tõesti pandi. Suvel, kui kooli vahel võis, korraldasime ise võist. Jah, see kapi klaasse panime naljad, nii teist aastat ja kõik hästi. Lausa 10 võistlust tegi. Mind kontakti aega küsitavad meetmed, et need on 10 võistlejad tegid, positiivid. Et väga, see oli, ma isegi ütleks, et oma tööperioodis oli kõige suhtes. Mingi hetk ma ei tea. Mingi hetk oli niimoodi, et meil vallas ütles, kas 6 postitus üle 6 meetri kaugusega. Ei ole isegi, et meil vallas oli kõrgem tase kui Järva oma meistrivõistlustel kaugusega. Ja praegu, ja see on see noorte taset, mis näitab, praegu 10 aastat või ütleme isegi rohkem koolipoisid ei hüppa enam. Kuigi on andekaid ja tugev poisse, aga neil ei ole seda õuespordi taset, et kogu aeg toimetasid, nagu käib puudu sellest. Ja Tarmo oli siis jõusse tood ja kogu aeg spordi juures siia edasi. Ja nüüd võtame siis edasi, nüüd on need, kes siis on ka kaasajal tipus. Ja kui nüüd keegi küsiks, et kes on siis hetkel Koerust pärit sportlastes kõige kõvem, siis praegu pakuks välja siis Anna Ilves. Tema siis läks edasi ennast arendama Rakverre, seal sai juba spetstreenerite alla ja sealt siis järgmine samm oli Ameerikasse, kaugushüppe. Jah, kaugushüppe tulemus on tal siis 6.66, kõigi aegade 3. tulemus. 2 naist on Eestis kaugemal hüpanud. Ja tal on siis alates 2016. aastast 6 medalit võidetud ja 1 on neist siis kuulnud Eestis. Aga just see kaugushüppe tulemus, nagu siin ennegi juttu, Koeru meestest, mis ma ütlesin, Indrekus 6.65-ga teine, tema tulemus 6.66, nii et ainult Tarmo on hüpanud siis annast Koeru inimestest rohkem. Nii võimas tulemus. Eelmine aasta oli tal väike vigastus ja nüüd treeneri vahetused ja ka praegu on kuulda, et ikkagi on uus treener ja eks näis, ta on veel noor tüdruk või naisterahvas, et praegu ta ikkagi tegeleb selle suunaga, et veel katsetada kuulda jõua. Nii, tema õde, Johanna Ilves, samamoodi Rakvere ja sealt edasi Ameerikasse. Põhjala on ta 110 meetri tõkkejooks, vahepeal olid siin vigastusi, ei olnud hästi tulemused, läks nagu allamäge, ta ei saanudki nagu võistelda jõuti. Aga eelmine aasta oli jälle nagu tagasi tuleku aasta. Estikatel on ta 2015. aastat võitnud 5 medalit, kõik on 3. kohad
aga siis eelmine aasta ta jooksis korraliku aja 13.25, mis on Eesti kõige aegade tabelis 5.–6. koha jagamine. See näitab kohta tuntud nimi meie maailmast pärit Priit Sädeltoga. Ja mis tema nüüd nii-öelda õnnetusse jutumärkides on see, et see 110 meetrit tõkked naistel on hetkel Eestis ülikõva. Seal on siis 4 naist, kes kõik on kõigi aegade edetabelis, näitavad väga häid tulemusi. Nii et kõige konkurentsitihedam ala Eesti kergejõustikus üldse, et sellepärast on tal see raske medalite eest võidelda, aga superaegu jookseb ta ikka. Nii, siit läheks edasi siis üks selline mees, on meil selline Tipi, kes on ka selle õuespordist välja kasvanud mees, väga mitmekülgne, suusatanud, teinud triatloni ja mind paneb üllatama, ta on jõudnud 2 korda nüüd Eestis maratonis medalile, 2. ja 3. koht, 22. aastal ja 24. aastal. Ja siin on ta võidab siis Tartu linnamaratoni, aga kõik see on igapäevatöö juurde kõrvad, mis on veel väga pingeline. Ta on tubli kehaskasvõpetaja, klassijuhataja, suusatreener ja sealt kõrvalt teha sellist alandlikku maraton Eesti tipptasemel, münsmaa tõesti tema ees. Aga ta on väga mitmekülgne mees ja tahtejõud on tal palju. Nii et teda võiks nagu mõnes mõttes harrastussportlaseks nimetada. Näiteks Lisanna Johanna ikkagi üliõpilasena nad pühendavadki põhiliselt spordile, muidugi õpivad ka sealt kõrvalt. Aga et Bert on sellist tase saavutanud ja tema kõigi aegade edetabelis on ka 52, nii et see aeg ei ole ka sugugi paha. Mis sa oled arvab pidanud, paljudest sinu õpilastest on tulnud kehalise kasvatusõpetajad? No kehaskasvatusõpetajast päris palju arvab pidanud, aga kohe nimetan Teet, eks ole, siis Tevi Teppan, nüüd Kõll, Järva Jaanis, väga tuli kehaskasvatusõpetaja, Merilin Ivask, 3 võib kohe lauale panna ja noh, praegu hetkel, Toomas Tammik, Jaak Tammik, kehakultuuri läbinud, Jaak spordi juures, Toomas teeb hetkel muid asju, aga ma ei välista, et ta kunagi kooli või aasta, nii et on küll neid, jah. Siis, vaata veel paar nime veel, nii nüüd läheme meie kõige värskemale läinud, kes oma Eesti esimese meistri medali võitis sel aastal, 2024, sisemeistrivõistluste esikoht, õues 3. koht, meie vägilane Andri Matrov. 17.64 kuulitõukes kõigi aegade edetabelis 30, aga see on alles esimest aastat meeste hulgas. Nii et Andrit ootame sealt üles rühkimist. Ja no mina arvan küll, et ta Eesti kõigi aegade 10 hulka ennast välja rebib. Ja üritab nüüd enda siin lähiaastatel, mulle kuul on selline mehiste, natukene vanemate meeste ala ka veel, et tal on seal sees, et ta võib ikkagi Eesti, kui ta jätkub tervist ja tahtmist, siis Eesti esinumbriks tõusta lähemate aastate jooksul. Tema on siis Tallinnas. Kas teeks treeneri all ja ikka pühendub praegu täiega sellele asjale. Ja nüüd viimasena näitan siis sellise ühe väga huvitava spordimehe. Meie kohalikud osad tunnevad täna Virgo Arusoo. Ja kui nüüd ma ütlen medalite arvu Eesti meistrivõistlustel ja mis aastatel 2004 kuni 2024 siiamaani 21 hooaega medalikuusi, 36 medali ja 17 esikohta. Ja edetabelis on ta Eesti kõige täpselt 6. 10 000 meetri käimises, aga mis siis see medalite arvu suureks ajal käimine on teadupärast selline natuke nišiala ikkagi Eestis, jah. Lõuna-Euroopas on ta väga levinud ala, aga Eestis seda vähe tehakse. Aga tema ise koolis juba siin viimastes klassides hakkas huvi tundma, ise ta otsis omale natuke abilisi tehnikat, kes tal õpetaks ja ta tekkis huvi ja hakkas harjutama. Jõudis juba seal Eestis siis 2., 3. ja kui need tipud ükskord loobusid ja nüüd ongi ta esinumber, nooretele vastu ei saa ja medal muidu tuleb ja siiamaani tipus.
ja kui ma nüüd siis edasi, juba oli, kes seda sporti siin toimetasid ja laiemalt, kuna spordist rohkem juttu nüüd ei tule, et oli see külanõukogu, kes tegi majandite toel, aitas teha seal enne korra muutmist, siis Koiru spordiklubi moodustati ja tema siis jätkas seda spordijuhtimist. Seal olid siis järjest esimesed juhid Andrus Karro, Tõnu Maiste, Vahur Palu, Jaak Tammik oli siis spordiklubi all ja nüüd on spordiklubi küll edasi, aga ta rohkem nagu niisugune nissiklubina, seal on mõned alad selle alla koondunud ja põhitegevus, mida siis rahvusrahastamine käib, on Järva valla spordikeskuse kaudu 2022. aasta see loodi ja seal on siis pukis ka meie oma mees Jaak Tammik. Spordist nii palju, kui ma siin selle ajaga Tõepoolest, Koiru spordielu on olnud vägev ja see oli ainult üks valdkond, millest me rääkisime. Aga et ikkagi juttu natuke laiemaks teha, et siin meie keskel on mitmeid sportlasi. Me juba oleme nendest ametitest oleme kuulnud ja teisest, et võib-olla oleks hetk, kus annaks seda repliigi korras väikseks meenutuseks sõnaga kõigile nendele, kes esindavad siin tänast saalis sporti. Et võime vaadata ühele poole teisele poole, et kes meil on siin need kõvad sportlased. Ma näen, et seal praegune spordijuht siis Tammik on kenasti olemas, et võib-olla tulete ka siia ette korras, näitate ennast kaks enda. Mina ütlen enne repliigi korras välja juua, et siis sama kõva ala tulemuste poolest ongi nagu kaks läbivat ala on siin kergejõustik ja medalide poolest ja teine on siis maadlus. Mis ma ütelda oskan, et tegelikult, kui mina kooli tulin, eks meil olid siin head eeskujud, et õpetaja oli meil tugev, olid meil head toimivad treeningud, mina spordifisiku sain sealt. Aeg läks väga ruttu, olid keskkoolis, siis oli nagu tundus loogiline asjade kulg, et ülikoolis võiks õppida ka sport, kehakultuur ja siis enne juba keskkond lõpus tegelikult esimese niisuguse kogemuse andis mulle Vahur Palu, et kutsus mind jalgpallitrenni andma. Koolipoistele siin 10–12 klass ma olin siin koolis alles ja siis sai koolipoistele siin trenni antud. Ja siis kuidagi paralleelselt tuli natukene see spordiklubi tööd juurde. Sai ülikoolis käidud, ise mängisid veel harrastustasemel siin koormeistega jalgpalli, et iga reedel mõistlik maale tagasi tulla. Ja siis, kui kool meil läbi sai, mu esimene töökoht oli ka spordiga seotud, ma läksin kaitseid Järva-Malevasse tööle ja siis kuidagi 2014 oli see, kus ma siis Koiru vallas seda sporditööd siin alustasin, 4 aastat töötasin, paralleelselt oli siis maastreenikud kogu aeg kõrval ja uuesti siis valla spordikeskuse juurde jõudsin 2018. No enne seda oli valla struktuuris ja 2022 siis alati asutusena, et nii ta kuidagi läks. Ja 15 hooaeg siis nagu ka maadlustreeningutega olen siin seotud olnud. Täiendame. Enda lugu, tegelikult sport ja kultuur on need valdkonnad, et mõnikord mõeldakse ju, et kas nendesse on vaja investeerida, aga nagu me näeme, siis on see valdkond, mis toob noored tagasi ja toob nimelt oma kodukanti need, kes on noorega algudelt saanud. Ja ega kui ma nüüd kuulasin Toomas ettekannet ka, siis ega tõesti spordis on kogu aeg eeskujud olnud ja kordagi pole ju Koirus olnud sellist tühimikku, et keegi ei vea, et ka spordiklubis kui rääkida, siis kogu aeg on, kes on neid valdkondi vedanud. Aeg-ajalt on erinevad valdkonnad olnud spordiklubis just, et täna nagu Toomas ütles, et siis Koiru spordiklubi on suuresti Ahto käes, kes harrastab seal tantsimängu. Aga isiklikult ma julgen ka öelda, et ka minu sellise elukutse valitsus küll täna natuke teises ametis, aga ikkagi ülikooli haridus omandasin ka kehakultuuris, et ma arvan, et Toomas on siin ikkagi suur mõjutaja olnud, sest need eeskujud ikkagi annavad sulle tulevikuks mingisuguse
mõõte, kuhu võiks liikuda. Ja ma arvan, et ma ise kergejõustikus väga tugev ei olnud, ma olin selline keskpärane, edu ei saavutanud, aga õnneks aastal 2000 tulid koer uuesti maadustreeningud, et siis ma sain oma ala kätte. Ja mis selline legendaarne lause, mis on kõigil, ma arvan, sportlastel meeles, mida kehalise tunnis me kuulda saime Toomast, oli see, et päka peale, puusad ette ja vaatad puude latva, näiteks kui palju ise tegi. Et sellised universaalsed õpetussõnad, kus siis noor sai oma maksimumi kätte ja sealt juba sai edasi areneda. Nii et selline see elu on ja ma arvan, et see sport kannab meid kõiki, kes on kokku puutunud siin lõpuni välja. Nii ta on. Aitäh sulle! Kristel täna pole veel, kes on rallit koerust sõitnud? Või krossi sõitnud? Või karti sõitnud? Täitsa kellegi näidatakse, et tema on. Võib-olla mõne sõnaga meenutada. See on väga motosport, tehnikasport, aga üks selle kandi sellised olulisi märksõna. Alustan oma sporti teed ikka siit koerukoolist. Kõigepealt suusatamine ja lauatennis. Ja siis mind kutsuti Haigi MLT-sse, seal oli need Spartakaadid olid väga sellised, et sinna aeti kokku kõik paremad spordist, kus leiti. Aga siis, kui need Spartakaadid läbi said, siis oli nagu vaheaeg ja siis kutsuti mind motosporti tegema. Ja siis ma hakkasin seal algul krossi sõitma ja siis hiljem hipodroomi sõitma. Ja siis on üks liidumedal hipodroomi sõidust, üks hõbemedal ja 2 pronksmedalit ja siis rahvatspartakid ka 2 medalit. Ütleme vahele ka veel, ma loen üle, mis me oleme siin täna korjanud välja need medalid Eesti meistrivõistlustel. 20 medalit Marel Eesti meistrivõistlustel. Keskel on väga andekaid tublisid inimesi, kes küll võivad taha sõidikud olla, aga tegelikult kelle vanus koerusport on ikkagi väga tugev ja teine suur pluss on, et koerukandi rahval ikkagi on selline oma leksikon, kus kohas saab vaadata, kes mida on teinud, kui palju, mismoodi ja millal.